the street, there's a light in his place. He opens the door, he's got that look on his face, and he asks you where you've been. You tell him who you've seen, and you talk about anything. Siin Tallinn. 90.6 FM, Radio Talk. Trajectory looks good. Tervist, lugupeetud top-kuulajad, te asute kuulama saadet Granaadiheitja ja stuudios on Jüri Liim. Asun kohe pressikonverentsist pajatama. Vastasid täna siseminister härra Rask, justiitsminister, valitsuse esindaja härra Varul ja keskkonnaminister härra Reljan. Eesti tegi ära oma võlad Euroopa arhitektuuripärandi kaitse konventsioonile. See konventsioon näeb ette liitunud riikidele teatud kohustusi. Meil kardinaalseid muutusi vaja ei ole, nii öeldi ülejäänu osas, aga nagu Varul väljendas, oleme küpsed. Arutlusel oli konventsioon naiste diskrimineerimise, kõigi vormide likvideerimise kohta Eestis. Ja te kuulsid õieti. Ja eks ole ammu aeg panna sellele diskrimineerimisele piir. Miks ikka naised peavad üksi ja ainult lapsi sünnitama? Siiski härra Varul täpsustas, me oleme aruannete graafikust maas, need aga on vaja esitada 1. oktoobriks 1996. Ja kogu diskrimineerimine on lõppenud ja mehed, te võite hingata rahulikumalt. Eesti paneb paika oma raadarisüsteemid, kuna on kohustatud tagama meresõidu ohutuse. Erandina elamisloa taotlemist võimaldati 3 isikule. Naturalisatsiooni korras sai jälle kodakondsuse terve tabuun muulasi. 878, no sellest oli veel vähe, lisati veel +13. Seega on järjekorda jäänud veel ainult üle 16 000, kes selle kondsuse ka peavad tingimata saama. Kuigi plaanis olid ka erusõjaväelased, muidugi Vene omad. Valitsus sedapuhku ei andnud sellist elamislõbu kellegile seekord. Lõpeks ometi eraldas valitsuse raha ka Narva Eesti gümnaasiumi rekonstrueerimiseks. See summa oli 4 miljonit krooni, vaja aga on 16,5 miljonit. Valitsus eeldas, et selle puuduva summa laob letti Narva linnavalitsus. Päriti bensiinihindade kollektiivsele tõstmisele, kuidas seda teisiti ikka nimetada. Kas ei ole siin peidus jälle kartelli kokkuleppe? Härra Varul leidis, et on ja ei ole ka, kuna meie seadused on puudulikud. Ja veel mõnedest küsimustest, mida ajakirjanikud esitasid. Härra Lembit Annus esitas küsimuse NATO peasekretäri külastuse kohta, kus juures toonitas, et praegu on Eestis Vene kodanikke 90 000. 12. juuliks aga saab neid olemaks 100 000. Päris kas selline Eesti riigi sisse Vene riigi ehitamine ei ole ohtlik. Kõigepealt valitsuse liikmed kirjutasid kiiresti endale üles Annuse esitatud arvud, no said ka teada. Ja siis vastasid. Sellised võõrriigi kodanikud peavad kõigepealt olema lojaalsed meie riigile, no looda saa.
Siiski ei ole selliste võõrkodanike tekkimine Eesti huvides ja ega tõesti ei ole. NATOsse astumine ei sõltu ainult astujast. Meil on olemas poliitiline suunitlus sinna minemiseks. Kõik aga oleneb NATO tahtest. Ja tõsi ta on. Minu arvates kena ja täpne vastus. Mõni sõna ka Liivi lahe kalapüügist. Selgub, et raaliga seal püüda ei tohi. Räimesõda aga on majandussõda. Ka Lätil on seal kalastamisega teatud raskusi. See, mida momendil saavutasime, on kodurahu kokkuleppe. Selgus, lätlased lasevad Liivi lahte igal aastal 70–80 000 lõhemaimu. Meie 30–40 000. Lätlased süüdistavad, teie sööte meie lõhesid. Kui nii, siis vast tuleks lätlastel oma lõhedele öelda, ärge ujuge koduvetest välja ja kogu lugu. Härra Reiljan selgitas, kala ei suuda. Ei jõua me isegi koos lätlastega välja püüda kvootide kogusena. Ja lõpetuseks, pressikonverentsi lõpetuseks muidugi. Registreerimisele määrati Ameerika-Eesti heatahtliku seltsi põhikiri. Ma veel kord kordan. Ameerika-Eesti heatahtliku seltsi põhikiri. Ja, te kuulsite õieti. Mul aga oleks siiski küsimusi. Miks selle seltsi nime ei ole lihtsalt pandud kirja Eesti-Ameerika selts? Miks on sellele vaja veel lisada sõna heatahtlik? Kas see tähendab, et selle seltsi poolt tänu sellele sõnale tuppi ei anta, muidu aga küll saab? Eks te kõik ole kuulnud, et käsile on võetud ja kiiresti pealegi veel Estonia betooniga katmise programm. Enne aga tühjendatakse uppunud laeva kütusepaagid. Huvitav, miks seda kütust ei võetud välja näiteks eelmisel suvel? Ja üldse on palju kummalist. Estonia on vaat et ainuke laev maailmas, mida nii kiivalt valvatakse. Selle põhjenduse esitused aga on pea lasteaia tasemel. Hoopis kummaline, aga on selle laeva betooniga katmise idee. Sellist asja maailmas minu teada küll pole tehtud, vähemalt tsiviillaevaga mitte. Ja kuuldavasti hakkab seda tegema firma, kes katab radioaktiivseid jäätmeid. Võetamatu aga on, et ei kuulda hukkunute omaste nõudeid. Neid aga on sellise nõudega üle 90%. Miks siis ei tõstetud laeva üles? Miks ei hakatud hukkunuid vrakist välja tooma, et matta neid maamulda? Kõike seda oleks olnud võimalik teha. Kallis operatsioon. Jah, seda ta on. Kuid kõik seni tehtud sekeldused vaat, et ei ole sugugi odavamad. Miks ometi siis ei kuulata omakseid? Nad ei ole nõus laeva betooniga katmisega. Väidetakse, et tahetakse kaitsta surnute rahu, et laeval ei käiks keegi maradööritsemas. Jah, rahu hukkunutel on vaja, seda aga maamullas. Sõna maradööritsemine aga on jamps. Ütlejad ei anna endale aru, kui kallis on sukeldumisoperatsioonide käimapanemine. Kas siis Estonial on kalliskive, teemante? Ainult nende pärast tasuks teha niivõrd suuri huvikulutusi. Alatu on veel äverdada omakseid vangi panekuga, kui nad läheksid uppunuid ise välja tooma. Kas võib olla veel barbaarsemat äverdust ja seda kõigi nende pisaratele veel lisaks? Vägisi jääb mulje, et meil on tegu alatute tegelastega. Kõik küsivad, miks siis ometi asjamehed seda karusselli käivitasid ja ajavoogu juurde annavad. Mida siis Estonial varjata on? Nii küsivad paljud. Ju siis on, vastasel juhul ei oleks vaja betooni ja kõike muud. Alatult, väga alatult käitutakse pääsnud meeskonnaliikmetega. Ma olen neist nii mõnegagi vestelnud ja nii mõnelgi lisaks üleelatule ja sellest tulenevalle on ka veel majanduslikud raskused.
eriti nendel, kes ei tööta enam süsteemis. Kompensatsiooni aga ei tule ega tule. Miks siis ka sellega venitatakse? Mis eesmärgil? Kas teatud ajaterminini? Siiani on neile välja makstud kadunud merepõhja vajunud esemed ja nad on saanud erinevaid korjandusrahasid. Neist viimast kusagil kokku kõike siis 15 000 krooni. Pärimistele aga on firmamehed vastanud. Mida teile veel vaja on? Olge õnnelikud, et hing sisse jäi. Estonial ei olnud meremeeste elud kindlustatud, kuid ka Mare Balticumil näiteks ei ole nende elud firma poolt kindlustatud. Kõik on vanaviisi. Kui hakkab kunagi tulema kompensatsioon, siis on siin välja mõeldud niivõrd kummalised käärid, inimsortimendid, et ei ole lihtsalt sõnu. Usun, et tulen selle teema juurde veel tagasi, sest rääkida on oigu palju, seda aga tulevikus. Tänasel valitsuse pressikonverentsil küsisin, mis põhjusel meeskonnaliikmete kompensatsioon viibib. Ei saa ju lugeda selleks, nagu ma ütlesin, esemete väljamaksmist ja ühiskondlikke annetusi, vastas justiitsminister härra Varul. Praktiliselt ma ei oska kompensatsiooni osas vastata, kuna valitsus ei ole seda arutanud. Väga kummaline, kas siis valitsus ei tunne huvi oma riigi alamate käekäigu vastu ja õigluse vastu. No igal juhul ma tänan Varulit selle avameelse vastuse eest ilma keerutamata. Oli ka teine küsimus Estonia katmise osas, mida ma esitasin. Kuuldavasti Rootsi valitsus eirab hukkunute omaste arvamust ja ma küsisin, milline on selles küsimuses Eesti Vabariigi valitsuse seisukoht? Teie isiklik arvamus, kuna ma eeldasin, et tuleb selline vastus, nagu ta tuli. Sellepärast siis ka lisavõimalus. Vastus oli, valitsus oma seisukohta ei ole välja kujundanud. Ja jätkati. Asi on muidugi emotsioonidel ja paljuski kaksipidine. Siin ei saa milleski kindel olla. Kui aga selles küsimuses oleks vaja hääletada, siis mina võin oma seisukohana öelda. Nii ütles siis härra Varul. Pigem olen katmise vastu kui poolt. Aga selle vastuse eest ma olen tänulik. Ja veel, Estonia huku põhjuste ühendkomisjoni koosseisust taandas end, astus tagasi Enn Naidre. Tema asemele astus Priit Männing. Mis oli selleks põhjuseks, ma ei oska veel öelda. Väikses Kaalas sadamas, seal kus ranna restoraan, valge akna laua ääres istus armu õnnes paar. Neiu noori naerul meil, Neiu noorur kalamees, killa valgel õhtul veetsid elu õnnelik neis. Rõõmsal õhtsal pilli kõlal tõttasid nad tantsima. Neiu lausa rõõmust naeris, Neiul elu õnneks ta. Nüüd ometi ta jälle on siin kindlal kuival maal. Meie kaunis kodulinnas, minu õnsa rinnana. Sellest Kaalas sadamas oli kaunis liivarand, kus nad käisid kahekesi, tihedasti käsi käes. Ja kus täiskuu valgus vaid küllalt suudles neid, ei ta lahkumise valust suutnud hoida pisaraid.
Hoidu hommikuse punas, moottorite müra sees. Vaatas mere poole tüüris, vahis noorur kalamees. Aga rannal neiu silmist langes mure pisaraid. Nüüd ma jälle kaldal üksi, unelmais mul teiu vaid. Väikses Talas sadamas, seal kus ranna restaurant, istub valges aknalauas, neiu murelikuna. Oma peigu ootab seal, pilkal kulgeb mere peal. Laines pektub muuli taga, otsib peiu paadida. Neid vaid tormi hoiatused, raadiolainel köitvad teel. Neid on siit ja peigus seal, kes võitleb lihtsalt võitlust veel. Kuni rohemustad lained sulgevad ta silmalaud. Peegel saabud randa iial, talvad vaikne vetehaud. Peegel saabud randa iial, talvad vaikne vetehaud. Peegel saabud randa iial, talvad vaikne vetehaud. Ignition. 90.6 FM, Radio Dog. Trajectory looks good. The sweet suffering. Räägiksin ka vabast ajakirjandusest. Eelmisel pressikonverentsil härra Vähi ütles, hädasti oleks vaja Eesti vaba ajakirjanduse kaitseseadust. Ja käsitlen ajalehe Post valget lehte. Ehk olete näinud. 175 aasta jooksul on see esmane juhtum ja kahtlemata läheb see ajalukku. Ja just ajalukku sellele valitsusele. Kui ikka telefoni teel helistab keegi suurusse, no see ei olnud mitte valitsuse liige. Kui asi ilmub, siis kahetsete, hakkame teid pidevalt kimbutama, kontrollima, läbi otsimisi tegema, siis aga on teie elu häiritud. Ma ei nimeta selle härra nime ega ka mitte selle nime, kes vastava nõudluse tellimuse andis. Tegelikult on taoline käitumine täis anarhia ja võib viia oigu kaugele. Kogu surve tellimuse aga andsid sellele suurusele muidugi mitte ainult meie vabariigi tublid sionistid. On mille üle mõelda, seal kus punaanarhiate ja vene fašistide trükised meil müüakse jätkuvalt ja vabalt. Sotsiaaltellimus keeldu valitsusele aga keegi ei esita, valitsus ju võimustruktuurid sellele aga ise ei tule, et oleks vaja ka need koristada. Pärisin olulisel kohta arvamust härra Varulilt. Too vastas, meil oleks kiiresti vaja seadust, et täita tühemikku. Kuigi on selles osas esitatud mitu eelnõud, ei õnnestunud neid vastu võtta. Seega ongi meie õigussüsteemis lünk. Härra Rask aga raius vastu, kuna tema struktuurid ilmselt olid osalised selles telefoniloos, ma ei oska muud mõelda. Ei ole meil lünki, see ei ole lünk. Raamatusse oleks vaja raiuda, haiget ei tohi teha ja kogu see Sioni käsikiri on laiem teema. Palus ka mõista situatsiooni. Nõust pidas siin härra Rask silmas sionistlikke struktuuride
räiget survet. Ja aga jätkas. Seda meie noort riiki ei tohiks hakata asjatult kahjustama. Toimetuse otsustada aga peaks olema, mis toob kahju, mis mitte. Post, kui esimene valge leht on asja andnud kohtusse ja sealt tuleb juba jälgida seadusi. Ma loodan, et seal jälgitakse seadusi. Ja tahaks uskuda, et telefonid kohtuniku laual ei hakka helisema. Veel ühest omapärasest asjast. Teatavasti on kooliõpetajatel kesine palk ja omad mured ja palju muresid. Jutt aga tuleb hämmastavast käitumisest, mida sooritab endine 18. keskkooli esindaja härra Jaan Sotter. Selle kooli naabruses aadressil Graniidi 24 on kunagi õpetajatele ehitatud elumaja. Selles on 14 kahetoalist korterit. Maja valmis Eesti Vabariigi ajal ja ka praegu elab seal vanu ja praegusi õpetajaid. Vähemalt nii on mulle kinnitatud. Toonitan, maja on ehitatud riigi poolt ja kuulub riigile. Selle maja elanikud, nagu kõik teisedki, soovivad oma kortereid erastada EVPD eest. Need on siis need kollased. Seda nagu kõik teisedki, kelledel on sellistes oludes taoliseks toiminguks õigus. Tuleb välja, et kool aga ei ole sellega nõus ja sealsed asjamehed leiavad. Elama tuleb anda näravad turuhinna järgi üürid ja sellest saadud raha annavad oma õpetajatele palkadel lisaks. No lisa oleks nende arvestuste põhjal olema 1167 krooni. No vaadake täpselt. Kooli spetside kalkulatsiooni järgi tuleb ruutmeetri hinnaks 32 krooni kuus. Ometi aga on Tallinna linnas ülemmääraks keedestatud 8 krooni ruutmeeter. Härra Sotter leidis, et see nõue on ajutine ja et see on ebanormaalne. Samuti leidis härra Sotter, et majas elavad juhuslikud inimesed. Nagu ütlesin, mulle on teadustatud, et seal elavad ka endised õpetajad. Kui need on juhuslikud inimesed, siis mul ei ole sõnu. Küsisin härralt nii selle kui ka EVPD kohta, mida tähendab sõna juhuslik ja miks just neil elanikel ei ole teie arvates õigus EVPD eest oma korterit erastada. Vastus oli, Eduard Vilde oli ka juhuslik, kui tänu tema vaesusele riik andis talle Kadriorus maja. Nii rääkis härra halduskomisjonile maast ja taevast. No ma ei ole enam ammu isegi komude suust kuulnud sellist demagoogiat, kui nüüd pidin tõdema. Härra Jaan Sotter leiab, riik ei tohi omavarasid maha parseldada EVPD eest, vaid sularaha eest ja turuhindade alusel. Siis saaks võimalikuks jagada raha sotsiaaltarbeks. Selles koolis on 24 õpetajad. Huvitav, kas ka nemad peaksid Sotteri arvates omad korterid erastama, välja ostma EVPD või sularaha eest? Kuidas sellega on? Asjaga pöördus Sotter juba teistkordselt Põhja linnaosa poole. Ometi oli halduskogu juba otsustanud. Inimesed erastavad oma korterid. Ja niisiis koolinõukogu esindaja tuligi kaebus protestiga halduskogu rendikomisjoni poole. Rendikomisjoni otsus oli üksmeelne. Inimestel on õigus erastada oma korterid. Härra Sotteri järgi oleks korteri üür kujunenud niivõrd kõrgeks, et sealsed elanikud, ütleme praegused, poleks seda suutnud üldse maksta, tähendab, nad oleks välja tõstetud. Kummaliselt julmi mehi liigub Tallinnas ringi ja kummaliselt ebainimlik on nende loogika. See on džungli filosoofia. Meenutan, ma olen siin Top Raadios seda käsitlenud, ühte teist teemat, kuid sarnast. Muinsuskaitse soovis oma taktikaga hakata kalamajalasi välja suruma. Nende termin inimeste osas oli ammu aeg kalamajasse tuua normaalseid inimesi. Kooli esindajal Sotteril aga on käigus termin
Majas on juhuslikud inimesed ja nii räägib ja propageerib ka ajalehes kooli esindaja. Ometi just koolis peaks olema suurim humaansus, headus ja õiglustunne. Seda kõike nad peaksid õpetama lastele, meie tulevikule, kui aga seal on selline arusaam. Härra Sotter ei olnud sugugi nõus Põhja halduskogu rendikomisjoni otsusega ja ta lubas edasi tegutseda. Lubas pöörduda õigusmeeste poole ja ütles, annan asja õiguskantslerile lahendada, kuna see on riigivara riisumine kolmandate isikute kasuks. Nii et riigimajas elavad oma korterid erastada soovivad elanikud, juhuslikud inimesed on peale kauba veel kolmandad isikud. Selline on siis kooli hoolekande nõukogu esindaja Jaan Sotteri arvamus. Väikest poissi tean, kes elas nagu filmis, sõbraks Charlie Chaplin, partner Robin Hood. Kõike tahtis teada, ise olla juures, tal oli oma maali, ardeid. Väikest poissi tean, imemaal ta elas, suures hõbelossis, päikse kulda täis. Pruukis tal vaid mõelda, soovin olla Tarzan, juba ongi džungel ja Jane tal silme ees. Said une näost täis mehe laulud, et kord võiksin olla seal kangemees veel. Said une väikest poissi tean, unenäos, kes elas, hoidis ära kurja, päästis surmast tõe. Tal oli palju sõpri, iial polnud üksi, ta unenäos teadis, et võita saab vaid hea. Said unenäost täis mehe laulud, võiksin olla seal kangemees. Said unenäost täis mehe laulud, kus saeb hoiab alles laste maa. Väikest poissi tean, imelist ja julget, seismas kodunurgal, näen ma teda veel. Ta tahtis olla kuulus ja saada Elvis Presliks, kui tema käest ta kuulis, mis elus tähtsaim on. Iga inimlaps vajab armastust.
Te kuulate Top Raadio saadet Granaadiheitja ja stuudios on Jüri Liim. Nüüd ma lähen siis impeeriumi juurde. Ka täna tahaks pajatada kosmosest. No eelmisel korral tõin teieni kosmose rämpsu, nüüd aga selle rämpsu tootjad ja nende plaane, nii mineviku kui ka tuleviku plaane ja peamiselt Venemaa sõjalis kosmosejõudude rahvusvahelistest plaanidest. Alustasid Nõukogude kosmosemilitaristid 14. oktoobril 1969. aastal. Sealt maalt oli asi tsivilistide käes, aga siis läks lahti. Siis lennutati orbiidile Interkosmos 1 ja lennutati see orbiidile Kapustin-Jaari polügoonilt, see on siis Kapsa polügoonilt. Tegid seda Kaitseministeeriumi kosmosejõudude raketšikud, no nüüd siis on samad jõud ümber ristitud kosmose sõjajõududeks, muidugi Venemaa omadeks, ennem olid nad Nõukogude Liidu omad. Üldse aga lasti Interkosmosesse ja tema seal kosmoseprogrammis orbiidile 20 kosmoseaparaati. Sooritati rohkem kui 10 ühissõitu piloteeritavatel laevadel Sojuz ja orbitaaljaamas Saljut. Kosmoseaparaatide juhtimis teostatakse, infot kogutakse koos maapealse juhtimiskeskuse ja laevastiku juhtimise erilise mõõtekeskusega. Sõjalis kosmilised jõud ühendavad enda egiidi alla pea kogu Venemaa veorakettide ja juhtimiskeskuste võimed. Selle aja jooksul on tehtud rohkem kui 70 välja lennutamist. Orbiidile on läinud 50 Sputnikut ja 20 piloteeritavat kosmoselaeva. Mõned rahvusvahelised näited veel. India rahvuskosmoseprogrammi raames lasti Kapustin-Jaarist aastatel 1975-1981 orbiidile Sputnikud Aryabhata ja Bhaskara 1-2. Lisaks veel Baikonurist 3 kaaslast IRS-IA, see oli siis aastal 1988, IRS-IB 1991 ja IRS-IC 1995. Nii et viimane piisavalt värske kaup. Koostöö oli ka Prantsusmaaga, milline leping kirjutati alla aastal 1966. Prantsusmaal leiutatud ja ehitatud eksperimentaalaparatuurid paigutati venelaste lunahoodidele, see on kuukulgurile, kosmilistele aparaatidele Oreol, Mars, Venus, Vega, Granat, Gamma, Phobos. Kõik need materjalid, mida ma teile esitan, tunnitan, need ei ole meie ajakirjandusest läbi käinud. Need on üsna värsked asjad. Aastatel 1972 kuni 1978 venelaste kanderaketid viisid kosmosesse prantslaste täiskaaslased MAS, MAS-2, SNEC-3, no see on Lumi-3, huvitav nimi. Orbitaaljaama Saljut 6 tehti esmaeksperiment kosmosebioloogia alal. See oli siis Prantsusmaa seadeldisel Citos 1. Prantsusmaa astronaut Chrétien esimesena välisspetsialistidest töötas 2 Nõukogude, no Moskva seda ise nimetab nüüd Venemaa orbitaaljaamas. Saljut 7, see oli aastal 1982, siis oli üks sügav stagnaeg ja Nõukogude stagnaeg ja ka jaamas Mir, see oli siis 1988. Eelmisel aastal Plesetski kosmodroomilt lasti üles prognoos M2, mille pardal paiknes prantslaste aparatuur. Olemas on ka uued tulevikus ellu viidavad projektid. Nende alusel hakatakse uurima maalähist kosmost ja päikesesüsteemi planeete. Seda hakkavad põhiliselt tegema venelaste Marsid. Venelased on oma liidu territooriumil alates esimesest Sputnikust, see oli siis aastal 1957, üles lasknud, sooritanud 2500 edukat starti, kanderakettide starti. Üldse aga on lennutatud kosmosesse rohkem. 1995. aastal läks orbiidile aparaat järjekorranumbriga 3000.
Venelaste kasutegur, nende sõnul on 93%. Küllaltki tugev protsent, aga see on see protsent, mis jõudis avalikkuse ette, millised vält. Praegu hakkavad venelased kosmosele pöörama järjest suuremat tähelepanu. Seda teeb ka president ja valitsus. Alla on kirjutatud ukaasid, loomaks Venemaa kosmose sõjajõudude koosseisus. Plesetski kosmodroom. Ta tegutseb juba ammu, ukaas aga teda tohutult moderniseerib. Nii et Plesetsk läheb käima kõrgtasemel, kuigi ega see tase siianigi madal olnud. Selline otsus tehti aastal 1994. Ka teine kosmodroom on arenemas, see on Svobodnõi, vaba. See kirjutati alla märtsis 1996. Nii et absoluutselt värske asi. Samuti on olemas leping Kasahstaniga, rentimaks Baikonuri kosmodroomi ja seda 20 aastaks. Tegi aga sellise lepingu Vene kosmoses sõjajõud ja mitte valitsus. Samuti on kosmosejõud teinud nende formuleeringu järgi leppeid sõprusühenduse ja kaugvälismaa riikidega, seda majandustehniliste kosmoselepete osas, aga ka lepped kosmose teaduslikeks uuringuteks, välisputnikute ja aparatuuride lennutamiseks. Veidi lähemalt nende sõjajõudude kosmodroomidest. 80. aastate teisel poolel hakkas Plesetsk üha enam huvitama välistellijaid, põhiliselt ikka venelaste kosmose kindlus ja peamine tohutu odavus. Odavad on just kergete ja keskmiste klasside kanderakettide üürimine. Need oleksid Kosmos, Tsüklon, Sajus ja Molnia. Need raketid lennutavad üles ja lõpuastmed toovad huvi pakkuvad aparatuurid maale tagasi. Plesetskist on üles lennutatud tehiskaaslased ja aparatuurid Meteor 2 ja 3, Resurs, SV, Foton. Nendele sätiti peale USA, siis NASA, Prantsusmaa GNES ja Saksamaa firma Kaiser 3D aparatuurividinaid. Siit lasti üles ka välismaa subsputnikuid, mitte supisputnikuid. Plesetskist läksid üles subid Itaaliale, Saksamaale, USAle, Rootsile, Tšehhile. Tänavu läheb veel üles 2, vähemalt 2 subi. Need oleksid Tšehhile ja Argentiinale. Lisaks jätkub veel Vene-USA biotehnoloogiline programm ja seda kosmoseaparaadi Bion 11 pardal. Töö käib ka Baikonuris. Praegu on see ainus kosmodroom, millelt saab üles lennutada piloteeritavaid kosmoselaevu ja raskeid kanderakette Proton, need on hiidraketid. Siis starditi ka orbitaaljaama Mir. Need olid siis rahvusvahelised meeskonnad, kuhu venelaste kõrval kuulusid meeskondadesse ka järgmiste riikide astronaudid. Prantsusmaa, Jaapan, Austria, Saksamaa, Euroopa kosmoseagentuur ja USA. Jänkide tellimusel nende firma Payload Systems ja Boeing viisid läbi rea biotehnoloogilisi eksperimente. Nüüd siis Vene kosmosesõjajõud koostöös Vene kosmoseagentuuriga kavatsevad üles lennutada Ameerika telekommunikatsioonikaaslasi Astra 1F, Inmarsat 3, Tempe 1 ja Iridium. Laieneb ka mehitatud laevade lennutamine. Praegu on jaamas Mir rahvusvaheline meeskond. Toimetas need kohale Vene Sajus ja jänkide Shuttle. Aasta sees lastakse veel üles 2 laeva, Sajus TM, Vene-Prantsuse ja Vene-Saksa meeskonnaga. Novembris 1997 planeeritakse arendada uut rahvusvahelist koostööd, ehitada orbiidile jaam Alfa. Seda teevad koos venelased ja jänkid.
Euroopa agentuuri ja Jaapani koostööna on plaanis ehitada grandioosne uurimiskompleks. See võimaldab tööd teha 6 mehel ja korraga. Peale selle saavad orbitaaljaama põkkuda kõik rahvusvahelised kosmosetransport ja mehitatud laevad, kes osalevad ettevõttes. Selle jaama ehitamiseks on kavandatud 80 reisu. Uus Kaug-Ida kosmodroom Svobodny saab perspektiivis orbiidile viima superkanderakette Angara. Need on midagi päris koletut. Praegu aga valmistatakse lennutamiseks rakette Rocket ja Start. Esimene kaaslane, mis läheb orbiidile, on Airshouts ja seda liinis Venemaa, USA. See saab teoks käesoleva aasta teisel poolel. Aga planeerimisel on ka testiriikide Sputnikud. Koostöö eriti kõrgel tasemel on Kasahstaniga, aga kõrvale ei jää ka Ukraina. Vene kosmosesõjajõudude tellimisel Ukraina ettevõtted ehitavad raketikandjad Zenit, Zyklon M, veel terve rida aparatuure ja komplekteerimisdetaile. Augustis 1995 lasid venelased üles Vene-Ukraina Sputniku maa-loodus maavarade uurimiseks Okean Sits. Eriliselt aga tuleb ära märkida, käib ka rahvusvaheline sõjakosmose koostöö. Venelaste kosmodroome on külastanud sõjaväespetsialistid Ameerikast, Prantsusmaalt ja ka teistest riikidest. Vene sõjakosmose spetsid said võimaluse omalt poolt praktiliselt töötada kõigil välisriikide kosmodroomidel. See oleks siis Kanadas, Vandenberg ja Kourou, USA kosmosejuhtimise keskustes, Prantsusmaal, Hiinas, ka nende riikide sõjalis-kosmose õppeasutustes ja ka paljudel teistel objektidel. Kõike seda teeb ja korraldab riik, kes pidavat olema väga vaene ja keda on pidevalt vaja abistada. Kosmose jäme ots on antud, nagu ma ütlesin, sõjaväelaste kätte. See aga midagi peaks ikka tähendama ka. Sooritades välistellimuste täitmist, täiustavad kindralid pidevalt oma tehnikat. Tegelikult on nii. Tänu välistellimustele saadakse prisket kasumit ja nende summadega arendatakse edasi oma militaarkosmost. Mis aga puudutab rahva elujärge, siis selleks raha teenida ei ole vajadust, kuna nänni annab välismaa. Ikka selleks, et Vene militaarkosmos saaks areneda. Vast oleks kergem ja lihtsam, kui nupud oleks tsiviilteadlaste näppude all. Aga nad on ju kindralite näppida. Mäletan kevadet õites, aasal kus häälitses linn. Mäletan Emajõed sõudes, paadis kus saatsid sa mind. Õnnele tuksus siis süüda, armastust ihaldas ring. Öelda ei julgend sul seda, kallim, et armastan sind. Õnnele tuksus siis süüda, armastust ihaldas ring. Öelda ei julgend sul seda, kallim, et armastan sind. Elude kohuste sunnil saatus mind kaugele viis. Kahju, et lahkumistunnil
külmana kohtlesin sind. Õnnele tuksus siis süüda, armastust ihaldas rind. Öelda ei julgenud sul seda, kallim, et armastan sind. Õnnele tuksus siis süüda, armastust ihaldas rind. Öelda ei julgenud sul seda, kallim, et armastan sind. Aegade voogude sülle kaob me päevade sõim. Mälestus jäänud on mulle kaunim kui muinasjutt. Õnnele tuksus siis süüda, armastust ihaldas rind. Öelda ei julgenud sul seda, kallim, et armastan sind. Õnnele tuksus siis süüda, armastust ihaldas rind. Öelda ei julgenud sul seda, kallim, et armastan sind. Aasal, kus tukslesid tuuled, tagasi saabusin ma. Kurbuses laulvad mu huuled, jätnud mind jäädavalt sa. Selles suur valu viin mulle, mind ei mõistnud sa siis. Laulu nüüd laulaksin sulle, kuid kahjuks on ununenud viis. Selles suur valu viin mulle, mind ei mõistnud sa siis. Laulu nüüd laulaksin sulle, kuid kahjuks on ununenud viis. Ma tõin teieni kosmoseuudiseid, mida Eestis ei ole veel käsitletud, ja need olid sellised, mis nii mõnelegi pakuksid huvi. Edasi natukene lihtsamate asjade juurde, kuid ikkagi impeeriumist. Kamtšatka seismoloogide keskuse mehed on rääkinud. Kevadel võivad ägata Kamtšatka vulkaanid. Seda näitab ja kinnitab ka Avachinski vulkaani järjekordne aktiivsus. Paar-kolm nädalat tagasi oli vulkaani kohal tugev kuumuse sammas. Jalamile paigutatud aparatuur fikseeris värinaid ja seda pandi tähele ka ilma tipptehnikata. Majade seinad tudisesid. Keskuse prognoosi järgi 1991. aastast saati puhanud vulkaani kõri on kinni topitud laavakorgiga. Kardetakse, et purse võib mäe ülemise tipu eemaldada plaavatusega. Tähendab, käib kõva pauk ja tuleb suur kogus kuumi kive. Koos Avachinski vulkaani ärkamisega on spetsid täheldanud aktiivsuse tõusu ka Karõmski ja Teaduste Akadeemia vulkaanide elus. Nood paiskasid oma viimasel aktiivsusel maapinnale 10 miljonit tonni vulkaanilisi olluseid. Lisaks paistab, et ei tuku enam ka veel Mutnovski ja Kaureli vulkaanid. Ja kummalt raputab elu seal kaugel Kamtšatkal. No, lohutav on teada ja tõdeda, et meil selliseid asju ei ole, kuigi ka meie kohta on viimasel ajal öeldud, et me oleme aktiivses tsoonis, kus võib korduda
maavärin, mis aastaid tagasi oli kas siis mingi maapinna lihke või mingil muul toimel, kuid eks me seda vanemad inimesed mäleta, mis omal ajal oli. Edasi aga veel Kamtšatkast, midagi lihtsamat. Ja see on sõnum siis spordist. Omapära sporti harrastatakse seal tublil Kamtšatkal ja sealses pealinnas Petropavlovskis. Seal ju olid suured külmad ja suured lumed, talvel muidugi, ja ega seal siis kõik ei ole veel kuhugi sulan, meilgi lund ju maailmatuma hulk veel. Ühest veesurvetornist talve läbi jooksis vett, milline muidugi külmus. Ja torn kadus suurde 18 meetri kõrgusesse jääpanka. Nüüd õpivad linna keskel moodustunud jääsambal ronimist alpinistid. Õpivad turnima jääliustikul. Очень разные ее берега. Я живу на одном, ну а ты на другом, на высоком берегу, на крутом. Я живу на одном, ну а ты на другом, на высоком берегу, на крутом. Весна какая выдалась, какие дни настали. На что же ты обидел, зачем же мы расстались? Весна какая выдалась, какие дни настали. На что же ты обидел, зачем же мы расстались? Листья палая река пронесет, а потом по ней пройдет ледоход. Снова в чистой реке относится твой дом, на высоком берегу, на крутом. Снова в чистой реке относится твой дом, на высоком берегу, на крутом. Весна какая выдалась, какие дни настали. На что же ты обидел, зачем же мы расстались? Весна какая выдалась, какие дни настали. На что же ты обидел, зачем же мы расстались? Всех цветы в саду своем оборву, на пароме я к тебе поплыву. И с тобою вдвоем всю жизнь проживем, на высоком берегу, на крутом. И с тобою вдвоем всю жизнь проживем, на высоком берегу, на крутом. Весна какая выдалась, какие дни настали. На что же ты обидел, зачем же мы расстались? Весна какая выдалась, какие дни настали. На что же ты обидел, зачем же мы расстались? Очень разные ее берега. Я живу на одном, ну а ты на другом, на высоком берегу, на крутом. Я живу на одном, ну а ты на другом, на высоком берегу, на крутом. Я живу на одном, ну а ты на другом, на высоком берегу, на крутом. Я живу на одном, ну а ты на другом, на высоком берегу, на крутом. Tooksin teieni Komsomolskaja Pravda artikli, mille on kirjutanud selle ajale korrespondent Tallinnas Galina Sapožnikova. Ja sellest loost midagi.
Eesti ei luba Venemaal avada oma territooriumil veel ühte peasaatkonda, nii teatas järjekordselt Eesti välisministeerium. Eesti poole argument on raudne, ei luba, kuna mitte üheski Balti riigis ega Põhjamaades 2 saatkonda ei ole ja üldse nii väikesel maal peab aitama saatkonnast ja konsulaadist Narvas. See fakt, et Eestis elab maailma kõige suurem Vene kodanike koloonia, 85 000, arvesse ei võeta. See välisministeeriumi keeldumine on ainult väike sääse ammustus Vene Eesti romaanis. Paljud ajakirjanikud ja analüütikud seostavad suhte halvenemist Siim Kallase asumisega välisministri kohale. Sellele aitasid eriliselt kaasa Eesti delegatsiooni käitumine Strasbourgis, kui Venemaad võeti Euroopa Nõukogusse ja 64 Riigikogu saadiku kaastunde avaldus seoses terrorist Radujevi hukkumisega. Praegu püüab Eesti luua enda ümber ja tahtliku rahuliku olukorda, pidades silma NATOsse astumise perspektiive. No nii kirjutas siis Sapožnikova ja see oli siis lühendatult. No mis puudutab Vene saatkonda ja nende soove, siis on need täitumatud. Teised riigid käituvad nii, polisid Eesti Vabariigi aegsed saatkonnahooned. Ka venelased said selle tagasi, aga hõivasid sellele lisaks terve kvartali, milline on Pika ja Laia tänava vahel. See ei kuulu neile ja nad ei kavatsegi seda hõivamist tühistada, tagastada ja ega keegi ka selle üle eriti nurise.